Mamma esitleb ja Selver toetab. Heatoidufestival Grillfest. Nii veered aeg kiire, saabunud on aasta uus. Armas taevan isa, õnnista seda toitu, mida me siit sinu nimel vastu võtame. Isa ja poja ja pühavaimu nimel. Aamen. Soovin teile toredat pidu. Ma tahan veel kiita esimese pilguga, mis ma vaatasin tänään osalejat, kes teile pakuvad paremat. Jälle on suur arendus toimunud. Juurteen huvitavad asjad. Eks ma varsti saan hakka maitsema ka ja ma loodan, et 100% ma üllatun positiivselt. Aitäh! Tere tulemast Pärnusse, kus nagu ikka saab väga head sööki, väga head jooki ja parimat seltskonda. On alanud Grillfest 2015. No ma vaatan, et teil on siin panni peal täidetud pannkoogid. Ma ise olen tohutu singijuustu pannkoogi fänn ja tarbin seda üsna sageli. Kas on oodata, et mamma varsti pakub oma klientidele ka grilllihaga täidetud pannkooke? Võtame idee kaasa ja mine tea, võib-olla juba järgmisel aastal on siis meil ka pakkuda näiteks tõeliselt grillliha täidisega pannkooke. Võib-olla mõned televaatajad ei ole veel Grillfestil kunagi käinud. Öelge omalt poolt neile selline üleskutse, et miks nad võiksid siia kohe kindlasti tulla vähemalt järgmisel aastal. Hommikul oli juttu sellest, et rahvusvahelistumine on toimunud ka siin festivalil. Täna on võimalik näha juba 7 eri maa toidukultuuri. Ma olen enam kui kindel, et järgmine aasta on siin juba vaata, et üle 10 juba sellepärast, et olla kursis, mis on kas naabrite juures või kaugemal maailmas toidukultuuris toimumas. Juba sellepärast tasub siia tulla. Ja teine ja liigutunuk edasi vastu päeva järgmise poisi juurde. No kas olete pealinna eluga juba harjunud? No eks igapäevaga mõnevõrra rohkem, aga nii nagu ma ühes loos kirjutasin, et pole Pärnust paremat ja ma arvan, üks oluline argument, miks Pärnu kõigist parem on seesama Grillfest, mis on täna homme jälle taas Pärnus toimumas. Ja kui päris aus olles, ma tegelikult jätsin ära ka Kreeta sõidu, mul nimelt pidi olema lähetus neljapäevast pühapäevani minna Kreetale, aga ma jätsin selle ära, jätsin ära Grillfesti pärast ja jätsin ära sellepärast, et olla oma rahvaga koos ja jätsin ära sellepärast, et lootsin, et mul õnnestub ka sel aastal teha, et sa ka sel aastal mind intervjueerid, nii et 3 olulist argumenti ja ma arvan, et kindlalt kaalust üle selle Kreeta sõidu. Ranna tuul, paneb naeratama suur, lõuna tuul, elu muudab muretuks, keha peagi kruum, on siin kõigil suvekuu, meri kutsuvad suur, kallal kaunid palmikuud. No Bauhofi selle hooaja kindel uudis on suitsuvaba grill Lootus, mida meil küll siin täna all Expol ei ole, aga kuna Lootus grill on ise täna väljas, siis meie hea partner on siin paar boksi meist eemal. Meie täna siin tutvustame Mustang grille, et erinevaid gaasigrille ja söegrille. Ja Bauhof kutsubki üles kõiki grillfestivali külastajaid ka oma kodus grillnurka värskendama ja seda kerge uus grill osta, veidi lilli, luua meeleolu ja nautida seda eelolevat suve, mis meil tänasega algas. Juhul on kuum siis ja hutab tuul ja mõnus karastus neist on jälle jahedas veel. Ranna tuul, paneb naeratama suur, lõuna tuul, elu muudab muretuks, keha peagi pruun, on siin kõigil suvekuul, meri kutsuvad suur, kallal kaunid pallikuud. No mis meil uudist on sellel aastal Grillfestil? No kindlasti meie oleme siin jälle väljas oma Eesti parimate toiduainetega ja ma pean teile tunnistama, et inimesed, kes on käinud, meil on nii-öelda paviljoon on 2 poolt lahti, et inimesed, kes on käinud, on
on väga sageli öelnud, et jah, me oleme kuulnud, aga me ei ole kunagi saanud maitsta. Et kindlasti siin Grillfestil täna ja homme on selline hea variant, et proovite ära ja ise teete oma valikuid ja kui maitseb, siis minge poodi. Ja rõhutame siin juures, et proovimine on ju tasuta. Absoluutselt, proovimine on tõesti tasuta ja siin on igast muid üllatusi ka veel juurde. Oleme lihtsalt nii raspööda voolamist aeg. Võib-olla näed, võib-olla tead, üks ainus pilt küll muudab heas. Võib-olla näed, võib-olla tead, on õnne käed. Gaasi eelistus süsile. Kiirelt paari sõnaga meelde tuletada, me räägime küll iga aasta sellest, aga siiski. No kõige olulisem on see, et nagu te näete, ma olen puhas, ma ei ole tahmane ja ma saan gaasitemperatuuri ise reguleerida kiirelt, ei ole vahet selles suhtes, et mida ma küpsetan, ma keeran nuppu, lihtsalt temperatuur läheb madalamaks, keeran juurde, läheb kuumemaks, ma saan kiirelt pruunistada, mis on kõige olulisem gaasiga grillimise ja üldse küpsetamise puhul ja gaas on ikkagi puhas, ta ei tahma, ta ei määri, äärmiselt nagu inimese sõbralik, ütleme nii. Siin on siis valgupannkoogid pandud ja siin on siis karamell, šokolaad, maasikas, vastavalt mis maitset te tahate proovida. Selline tiitpannkook. Peale kalorvaba siirup, see on küll nüüd sünteetilise magusainega, aga ütleme aseaine neile, kes ütlevad, kellel ei ole iseloom. Inimene ütleb, ei ole varianti, et ma kas söön suhkrut kaabin sisse või siis nii-öelda ta ei suuda loobuda. Aga sul on barbikukastmed ka ju? Jaa, barbikukastmed on mul ka siin olemas. Sellega võib ju ka süüa ju. Tõepoolest küll, jah, kui meil liha oleks, siis ma oleks praegu naaber annab mul liha. Vot siin oligi see lendorav. Siin oli see lendorav. Kohe me näitame lendoravat ka. No võt, Ott keerab pannkooke, meie keerame lammast. Lammast, kohe näidake, vaadake, poisid. See on nagu kiirabibrigaad, vaadake. Ops, poisid. Vaat niimoodi käib siin elu. Siin on esmaabi, kõiki värki, poissid keeravad sul kanderaami peal. Ott, tõesti, miks me ei võiks näiteks pannkooke, sinu pannkooke võib väga vabalt selle kastmega. Absoluutselt. Nagu kalamarjaga süüakse. Ma lihtsalt ütlen seda, et ei pea iga kord olema just nimelt liha kõrval. Tegelikult võib. Aga mida Ott mulle muidugi hommikul lubas, ütles, et Sirje, kui sa sööd ära 3 pannkooki, siis ma olen samasugune eristuv, atraktiivne kui... Ja mul on juba asend on olemas. Asend on olemas, aga pittan teile, meil on selg on veel puudu, aga võib-olla see tekib... Aga ma pole ka veel söönud palju. Kuule, siin on nüüd tegelikult prooviga nüüd barbikukastmega ka sama. Olgu. Ma arvan, et see ei ole paha mõte. Ma arvan, et see ei ole ja ma tean, ma ei peaks ise ka proovima. Ta ei ole tavapärane. Kusjuures minule sümpatiseerib väga. On jah? Ma ei ole magusa sõber, aga nii on mulle. Kuule, aga täitsa humoorikas ju. Täitsa mõnus, kuule, minust ka kasvu. Lõpuks annad ühe kuldse idee, vaadake, naabriga tuleb suhelda. Teine on ilus ja tark, mina olen lihtsalt siis geniaalne või? Kuule, me hakkame lõpuks siin barbiku soustiga müüma niimoodi, kuule, super idee. Aitäh. Tasub tulla. Aitäh, kõne. Kuul päev, kui inimesed siia kõik teavad hästi. See on see, kuule. See on see. Ei ole veel, kunagi on see. Ümber õhkan nii kuul, terve läksid kuumaks, sõnad räägivad suur, andesta, et ma neid ei kuule. E-Beam on Grillfesti tõeline patrioot, te olete siin aastaid kohal olnud. Kas siin on midagi ka muutunud nende aastate jooksul? On muutunud see, et Grillfest saab järjest populaarsemaks ja meile meeldib, et tast on saanud selline tõeline rahvaüritus. Et siin ei pea maksma piletit. Nii väheste asjade ees elus ei ole vaja maksta. Grillfesti eest inimestel ei ole vaja maksta. Ja tast on tõesti kujunenud toidukultuurifestival. Ja E-Beam on ise toidutootja ja toidukultuur, toidu tarbimise kultuur, toidu valmistamise kultuur on üks olulisi kultuure. Väga armas, kas E-Beamal on ka midagi uudist, midagi uut, mida te tahate Eesti rahvaga jagada, millel silma peal hoida?
tegelikult olulisemad asjad on need, mis ei ole uus. Olulised asjad on ajatud, olulised asjad on traditsioonilised, olulised asjad on rahvuslikud asjad ja E-Beam neid kõiki asju esindab. Et kui te tahate midagi püsivat, midagi püsiväärtusest, siis see on E-Beam. Siin E-Beama telgis ja ma kavatsen korraldada ühe võistluse. Nimelt on mul siin 2 kena noormest, Kunder, Rander ja meil hakkab kohe siin pihta juustusaia söömise võistlus. Kas me oleme valmis? Ma loen 3-ni. 1, 2, 3. Juustusaia söömisel on kõige tähtsam see, et juust oleks nagu allpool. Et siis saab maitsed kõik kätte ja poisid on minuga nõus. On ju? Tervitan Egle Eller Nabi siin kohal. Rannavormi 2 kuuga. Suur aplaus võitjale. Ja teisele võitjale. Sina lõpetasid minut ennem, sekund ennem. Ma õnnitlen sind. Esikoha puhul, palun. Ja sina oled vääriline teine koht, järgmisel aastal proovime uuesti. Palju õnne. Ja mina saan selle auhinnaks selle saia ära lõpuni süüa. Mamma esitleb ja Selver toetab. Heatoidufestival Grillfest. Nii palju, kui mina olen erinevates kodudes ringi käinud, siis ikka igal eestlasena on 1 oliiviapudel vähemalt köögis olemas. No ma tahaks ka loota ja teisest küljest ega siis meie tootearendus ei ole seisma jäänud ja me ikkagi üritame lähiajal tulla uute ja huvitavate toodetega välja. Ja viimane uus toode on meil grillisüüteõli hoopis teisest hoopusest. Ehk siis see ei ole nagu toiduaine, aga see on ikka seesama hea rapsiõli lihtsalt mõeldud muuks otstarbeks. Nii et armsad inimesed, tulge alati Grillfestile, tulge alati Olivia telgist läbi, sest siit saab kaupa, mida poelettidelt ei pruugi leida. Tõusmas täiskuu valgu, tantsib tuul su juustes veel. Millist toitu te ise eelistate grillitult süüa? Ma ei tea, mida aeg edasi läheb ja siis ma mõtlen ikka oma sellise figuuri peale ka ja on alati see kartus elus olnud, et ma ei taha jumalast tüseneda või paksuks minna. Siis ma söön selliseid kergemaid toite, linnuliha ja mereande ja kala, et sealiha on minu jaoks liiga raske juba. Kõndides koos käsi käes, olen taas marmunud, me ümber rosakuu. Kas boržomi võivad tarbida kõik väikesed lapsed, vanainimesed, naised, rasedad? Ja absoluutselt, et boržomi teeb kehale üksnes head ja oma ütleme, et see on pigem nagu sisemine dušš, et vabastab üleliigsest. Olgu, kas on ka mingi soovitatav retsept, millal seda tarbida on? Kas hommikul on parem või õhtul on parem või? No kindlasti on ka parem võib-olla pärast pidu ja ka enne pidu ning liharoodega kõrvale, ütleme nii. Millist grillitoitu te ise eelistate süüa kõige rohkem? Sükene õige kruusa šašlõkk on minu lemmik. Tean, et kui ma töötavad meid siia tagasi, rannamajakate valgel teel. Need on peod, mida ootame alati, aeg on nautida kõike. Hea toidulaat, igal aastal on midagi põnevat, midagi uut. Mis sel aastal toimub? Sel aastal on uued kauplejad on Marokost ja Leedust. Marokost on Maroko nõudega
kööginõud, lisaks nad lubasid teha ka Maroko toite koha peal, proovida anda rahvale ehtsaid Maroko toite. Siis Leedust on üks selline suurtootja, Tšornas põrsas, mina kutsun neid. Tegelikult nende firma nimi vist on tõlkes Must põrsas ehk kulukilihast vinutatud ja toorsuitsutatud lihatooted. Väga palju erinevaid tooteid on. Väga palju kohalikku kala, ka Peipsiäärsed kalurid on tulnud mitmed kohale. Lisaks kohalikele toitlustajatele on toitlustajaid Indiast ja Hispaaniast veel. Ja sel aastal on nagu esimest korda üldse on meil maitsetaimed ka müügil. Et tere tulemast kõigile. Esimest korda toimunud Eesti grilligaalal andis aasta edukaimatele grillitoodetele üle auhinnad Nielsen Eesti ja maitsvamatele toodetele Eesti Grilliliit. Lisaks tunnustatakse ka inimesi, kes oma aktiivse tegevusega on Eesti grillikultuuri arendamiseks väga suure panuse andnud. Neid, kes tunnustamist ja auhindu väärivad, on Eesti toidumaastikul ja grillinduses väga-väga palju. Aga üks on kindel. Eesti on maailma suurimaid grilliriike. Daamid ja härrad, algamas on Eesti grilligaala 2015. Eesti Grilliliidu aasta auhinnad. Eesti grilligaala. Kultuurilise osa eest hoolitses Tõnu Aare, kes esitles oma elutööplaati Autoportree. Elagu! Tõnu Aare tantsutüdrukud! Grillfesti esmaapitelgist leiavad lohutust ja jahutust nii saatejuht kui ka kõik teised, kes seda vajavad ja soovivad. Praegu on punetav, aga õhtuks oleks olnud väga hull. Mul on jalg ka haige, tegelikult siia vist peaks ka midagi. Ja siia oleks ka vaja, sinna paneme ka ja sinna me paneme ka. Ma olen väga haige inimene. Oi ei. Raudse tervisega, et vastu pean. Raudse tervisega, aga pisitraumad on lubatud. Ja nii ma tõusen ilmas, kuniks muusika jääb. Ei unusta ja alles kiima, seda imelist ööd. Mind kogu tähtede hiir, kus sa suuduste siirus tummanud taas. Hommiku päikest kui näen, sulle ütlen head ööd. Eestis sel aastal pole ühtegi katset tehtud püstitada uut maailmarekordit. Siin praegu Heatoidufestivalil Grillfest tehakse maailma pikim piknik ehk lühendiga MIP, mis siis loob esimese kestvuspikniku pidamise rekordi 36 tundi. Teate, kui kihvte tiime siin on käinud, inimesed on kostümeerunud, nad on teinud spetsiaalselt piknikukorve. Siin eile käis meil punamütsikese muinasjutt, kus inimesed olid hunt, jänes, punamütsike, vanaema, siis olid meil pullerbi lapsed, siin oli üks muusikute seltskond, kes kirjutas siin öösel kupli all piknikuräppi. Kuna toidukultuur, mida Grillfest ju väärtustab, toidukultuur tähendab ju mitte seda, et sa haarad tee äärest võileiva nii-öelda kiire street food, amps-amps käigu pealt, sa ei märkagi, mida sa sööd. Toidukultuur on see, kui inimesed naudivad toitu, naudivad seltskonda, valmistuvad selleks, mõtlevad, mis nad söömise juurde selga panevad, mõtlevad, kuidas nad serveerivad. Kõike seda see maailma pikim piknik esindab.
Eesti grilligalal võitis Rakvere mitmeid auhindu. Kuidas teil tunne on? See oli loomulikult väga suur üllatus ja väga suur au loomulikult, et 2 toodet siis võitsid ka maitsetestides. American Barbecue Grill Ribi, mis on siis tänavune uudistoode, eelküpsetatud ribi, väga mugav kasutada. Grillil vaja ainult soojendada mõned minutid ja ka grilllihade kategoorias siis uudistoode selle suvine kirsirummi marinaadis grillliha seavälisfileest. Samuti siis võitis esikoha. Nii et väga hea tunne on. Ilma tulles Graatsia sai kaasa ning üle külvas loodus siis glamuuriga veel sind. Kui sa tantsid pilguga sind saadan, võlud lausa mind, iha täis mu rind. Kanaliha aastal 2015. Kanaliha on endiselt populaarne ja kogub järjest populaarsust ja Eesti inimene on grillirahvas ja Eesti inimene armastab ka grillida ka kanaliha. Et seda näitavad kõik need müügitrendid ja mis me saame teha, kui tulla selle soovile vastu ja pakkuda pidevalt uusi tooteid. Mis on selle suve hitt-toode, mida te ise isiklikult soovitate kindlasti proovida? Peenemate maitsete otsijatele soovitakse ürdivõiseid grillsteike, mis on sellised imeõhukesed fileesteigid, valmivad kõigest 4 minutiga. Või siis muraka kanafileed, mis on tehtud ehtsa muraka püreega, ehk siis selliseid põnevaid maitseid igale inimesele. Sinuga vaid saaksin õnne lõpuks leida, sinuga ma tantsiks kogu aja, nagu tuul ei väsiks õnne sulle anda, läbi elu anda, kui vaid kuuluks mulle su süda juba täna õhtul õnne. Grillfestil siis meie boks pakub väikelastel, emad saavad mähkmeid vahetada, sööta, vajadusel osta niisuguseid salvrätikuid. Ja uksed on lahti ja mähkida saab tasuta? Ja mähkmeid, kui ei ole, siis saab juurde osta soodsa hinnaga. No väga tore, edu teile ja kohtumiseni järgmisel aastal, ma loodan. Muidugi. Tutvustamegi inimestele, eelkõige lastele ja noortele värskeid piimatooteid. Kuna piimatarbimine on Eestis viimase 10 aasta jooksul kahjuks vähenenud, siis leiame, et piim oleks vaja taas ausse tõsta. Eestis toodetakse väga palju ja head värsket piima. Ja valik, et te just grillfestile sellise ägeda asja üles panite, tuli kust? No tegemist on toidukultuurifestivaliga, see tähendab, et lisaks lihale on ka kindlasti kõik teised väärt toiduained siin festivalil olemas ja peavadki olemas olema. Ja sellise kuuma ilmaga, nagu grillfestil alati on üks klaasitäis värsket piima või keefiiri või jogurtit igatahes kusutav. Naised grilli ääres rääkisid, et jagate piima lausa tasuta. Tõepoolest, tegemist on tegelikult sellise 3-aastase piimatarbimist tutvustava programmiga, kus me siis erinevatel üritustel oleme väljas oma piimapaariga, kus me tõesti täiesti tasuta kõikidele soovijatele pakume piima, keefiri, erinevaid piimatooteid. Hei, kuidas sul läheb? Tead, ilm on selline nagu ta on ja ma mõtlesin, et mesikäppal on prille vaja, et ma läksin talle prille viima. Päikseprille? Päikseprille viima, sest tal on nagu selles mõttes meeletu vaev ikkagi. Päike paistab, ta on väga paks ja karvane ja tal on vaja natuke abi. Leidsid siis sobivad prillid? No ma kohe vaatan, ütleme nii, et toonis nagu läheb kokku, aga kas ka nagu pähe lähevad, eks siis seda ole näha. Anname talle proovida, aga räägi mulle samal ajal, mis sel aastal laste alal uut on? See aasta on meil, sa oled tore. Sa oled nii tore. Ei, mul on sulle uued prillid. Et see aasta on meil lastel ka restoran. Ehk siis esimest korda Grillfesti ajaloos on laste restoran ja see on piimarestoran. Ja piimarestoranis lapsed saavad kõike. Jogurtit, piima, head võid maitsta, maitsestatud võid maitsta, kõht on täis, käivad mängimas. Kuule, aga ma võtan siit mesikäpa kohe ette, küsime, mis tema asjast arvab, et me sind rohkem ei segagi. Ma lähen toon talle suuremad prillid. Too suuremad prillid. No mesikäpp, tule siia poole, teeme kalli ka kõigepealt. Oi, kalli. No mis uudist, kuidas sul läinud on? Päike teeb sulle liiga, ma saan aru.
ei no mis ta nüüd nii väga liiga teeb, ma praegu lihtsalt ootasin neid päikseprille ja noh, sa hakkasid siin niimoodi küsimusi küsima ja ma jäingi nagu ma aru saan päikeseprillidest ilma. Aga mitte minu pärast, sest sul on lihtsalt nii ilusad suured silmad. Oi, kui ilusad niimoodi. Ma oskan niukest nalja teha, vaata niukest. Mis sa vigurdad, räägi, mis sa lastega mängid üldse sel aastal, mis mänge teed? Tead, lugu selline, kui sul nüüd natukene aeg oleks, siis kohe praegult tuleb maailma kõige kuulsam lastelaul laste esituses. Kui sul oleks aega 5 minutit, siis sa näeksid selle, mida me oleme juba hommikust peale harjutanud. Kas sa ühesõnaga koolitad lapsi laulma sel aastal? Ja me muideks valime õhtul Grillfesti lasteala kõige parema tantsija ja kõige parema laulja. Ohoo, aga me leiame selle 5 minutit. Lähme vaatame, kuidas Mesikepp lapsed laulma pani. Jah. Rõmma ja metsa siis, väiksest kannast välja vaatad, jäänes juoksid kõigest väest, vaadal seisma jää. Lahti käib metsas kuuri ja himees, jäänes tuppa tuulen saab, anna käppaga. Aplausis endale! Heatoidufestival Grillfest. Ka sel aastal püüti Vallikraavis võidu peale kala ja Pärnu keskuse auhinnad olid vägevad. 3. koht oli 100 euri, teine oli 200 euri ja esimene koht 500 euri. Ja esimese koha võitis Elmar Talbonen. Ja kujutage pilti, mis see kaal oli. Kui teine koht sai 2,25 kilo, siis 3. koht sai 3,9 kilo. Suurepärane tulemus, aitäh sulle ja sinu pärast ongi Pärnu laht kalast tühi. Olen tulnud liiga pikalt tühja maja leidsin enda ees. Mõlemad osalesite täna kalapüügivõistlusel, vastab tõele? Jah, tuleb tunnistada. Jaa. Kuidas tulemused? No, mina jäin enda tulemusega rahule, aga oli ka kõvemaid kalamehi minust. Üks seidab minu vasakul käel. Mis sinu tulemuseks sai täna? 704 grammi. Ja sinu tulemus siis? No natukene ikka rohkem, ikka 910 grammi. Kas õnge söödaks oli ka midagi või lihtsalt palju õngega või? Ei, mul ikka oli uisk konksu otsas, aga tegib küsimus, et kumb meist kalamees on. Mis tunne sinul on? No natukene naljakas on, et ma ei uskunud ausõna. Ma ei uskunud seda. Mina ka ei uskunud. No aga kas te surute kätte ja jääte sõpradeks ja esitate väljakutse järgmisele aastale? Järgmine aasta näeme. Jah, kindlalt. Ei suuda elada ma Pärnus sinuta, siis palun lase mind sisse külmaton viie. Võta mind sooja vekkade vahele. Sõime 3-liitrise purgi 2 peale tühjaks. Ja nüüd on, mis see toimub, mis nüüd siin toimub, Tere, Jaagup. Mida sa siit täna välja valisid siis? Ma võtsin ahvenat, Eesti ahvenat, mulle õudselt, ahven on mul lemmikkala. Tervitused Reigo ahvenale ja ahven on, pole midagi paremat kui üks õige ahven. Tunned sa ennast siin Grillfestil hästi muidu? Absoluutselt, muidugi, siin on palju rahvast, siin on toredad inimesed ja super, lihtsalt super. Ilusad suve! Ja lõpetuseks veel üks küsimus, mida sa Märt Rannamäest arvad? Tead seda meest? Siuke pikemat kasvu. Aga miks ma peaks tast arvama, nagu, kas see on mingi konksuga küsimus või? See oli väga hea vastus, aitäh. Miks ma peaks tast midagi arvama? Stop. Ma räägin. Märt Rannamäed. Ma tunnen Märt Rannamäed umbes 25 aastat äkki. Muidugi ma arvan tast hästi, ta on lahe tüüp.
Ära küsi selliseid asju. Issand jumal. Aga ma küsin Märdi käest sama asja, et sa pärast saate saatest vaadata, mis vastused olid. Okei. Head isu sulle. Ja, aitäh. Tšau Märte. Tervist. Räägi meile, pead sa ennast jahimeheks? Kindlasti, aga jahin ma öösiti sääski. Nad on läinud kavalamaks. Nüüd nad lendavad voodi ääre peale ja tulevad jala edasi. Mida sa arvad Jaagup Kreemist? Tore poiss. Õige mees, õigel ajal, õiges kohas. Ja kas ma pean muusikast ka rääkima? Kindlasti. Jah. Kõik. Põhjus millo milles päeva või. Räägi ka natukene selle aasta võistlustest, et mis tase on? Tase on väga tugev ja hea on ka see, et koolinoorte tase on kõvasti tõusnud. On ka uusi võistkondasid, näiteks 3. kohale tuli võistkond, kes oli esimest korda võistlustel ja väga tublisti võistlesid, väga hästi küpsetasid. Ka võistlustel täna laupäeval on tase ülimalt kõva, eriti barbecue võistlustest. Meil on päris palju tippkokkadest võistkondasid ja hea meel on selle üle, et ribivooru võitis näiteks võistkond Aare Saagimi sõbrad, kes on tegelikult väga ülekaalukatel võitsid ja nad on lihtsad inimesed Eestist ja küpsetavad tõelist ehtsat Eesti asja, nii et see on nagu väga super, et just see, et võisteldes tippkokaga võidab nagu täiesti tavaline Eesti inimene. Ja sa räägid seda ja sa naeratad? Jaa, see ongi täpselt, barbecue ongi selline, et ega tihtilugu tippkokk ei saagi võib-olla esimeseks, et selleks sul peab olema see tahtmine, entusiasm ja kõik see üheskoos nagu annab tulemuse. Tulge nüüd minuga kaasa, ma näitan, et tippkokk ei pruugi võita, aga mis ta endale lubada saab, tulge vaadake. Tippkokk saab endale siin lubada näiteks lõikelaudu, eks ole, kus on kõik ilusti siia peale pandud logod, oma näoga väikse grilli, mis pole ka paha. Nii et loomulikult Enn naeratab, kui ta räägib sellest, et ka teised võidavad. Ikka. Olen loobuda sust proovinud. See näin lootusetu sõu. Sinust välitsin kõike hoolimust. Igavik nüüd vaid rahutud. Igavik nüüd vaid rahutud. Kes on siis Eesti meister grillimises 2015? See tiim saab endale ka ilusa klaasist meene 546 punktiga 4 vooru üldkokkuvõttes. On aastal 2015 tulnud Eesti meistriks grillimises. Valitsev Eesti meister barbecue semud, palume lavale. Lõuna-Eesti võistkond, lihtsad Eesti mehed ja naised küpsetavad niivõrd hästi, et just nemad on tänavuse aasta grillimise meistrid. Nagu esimene kord, kuningas möllab torm, maagiline jõud, rebib mind su poole nagu esimene kord, kuningas möllab torm ja aru ma ei saa, kuidas lasin kõiged selle juhtuda. Grillfestil on traditsiooniks saanud, et kõikide restoranide hirm. Köögikubjas Juha Randanen annab igal aastal üle omanimelise preemia festivali parimale söögikohale. Ja võti on Peipsi ääresta maitse elamuse koda! Hurraa! Võit on väga lihtne. Meil
Peipsimaal, Peipsi ääres on kõige parem tooraine. Kõik ei ole kõrv. Te lubasite äsja lava peal, et see grillfest jääb ka edaspidi Pärnusse. No mitu aastat te sinna välja hõikasite? Tegelikult meil on leping järgmiseks aastaks olemas, et järgmine aasta tuleb see kindlasti Pärnus. Aga me oleme iga aasta pikendanud seda lepingut 2 aasta võrra, nii et ma hõikasingi välja, et me pikendame veel 2 aasta võrra seda lepingut ja see kindlasti saab Pärnus olema. Grillfest on see, mis jääb, tulge siia, alati tulge siia Pärnusse.